Kas te olete kõik väga elevil, et mis täna on tagasi ja meie Martiga hakkame teid iga harjepäeva hommikul alates kella 7 jälle meele lahutujateks. Ma loodan, et me ikkagi tervet päeva ei meelelahuta teid, vaid mõned minutid ja te saate kena päeva alguse. Paneme intro peale. No nii, mis täna on tagasi? On meil arvutit vahepeal? See tuleb hiljem. See tuleb hiljem, jah. Mis täna on tagasi ja kuna meil on kolmanda hooaja juba aplaus meile, me oleme päris pikalt vastu pidanud. Esimene osa siis räägiks mõne sõnaga üldiselt üle, mis teid üldse hakkab siin kolmanda hooajal ees ootama. Nimelt, kõigepealt ootab teid ees, siis ma ei tea, te ei näegi võib-olla, meil on rinnamikrofonid, mis ilmselt parandavad meie heli. Võib-olla võib juhtuda, et mõne koha peal, kuna see on katse-eksitusmeetod meil esimesel niisugusel, siis me vabandame ette ära, kui peaks olema mingeid helilisi probleeme. Nii et me lihtsalt testime uut asjadega, et siis viia seda levelit veel kõrgemale, nagu me seda iga hooajaga oleme siin teinud. Ja uuel hooajal pakume teile natukene rohkem ka vaheldust. Meil hakkavad natukene tihedamini käima külas pruudid ja külalised loomulikult on endiselt olemas ja meil on pruutide ees nii mõnigi vana võlgne, et me hakkame neile tegema ka veel tagasi. Aga mis on minu jaoks võib-olla kõige suurem uuendus ja muudatus, mis sa tahad midagi rääkida? Ma tahan öelda, et peale selle, et meil tulevad pruudid külla, tulevad meile külla ka võib-olla isegi teie, kes te vaatate. Sinna ma tahtsin ka oma jutuga just jõuda, Marti. Nimelt, meil on plaanis hakata tegema kolmapäeviti sellist asja nagu fännipäev. Aga seda on siis üle nädala, nii et me üritaks järgmiseks nädalaks juba teid kedagi kaasata. See ei tähenda seda, et te tulete istute meil seal laua otsa, kihistate naerd ja küsite meie käest autogrammi, pärast teete meiega pilti. See tähendab seda, et sina, kes sa vaatad meie saadet, mõtled välja meile mingisuguse tegevuse või aktsiooni. Sest et sa niikuinii ju tead meist kõige paremini. Absoluutselt. Ja valmistad selle ette, siis on ka variant, et kas sa tuled meile stuudiosse, viid ise selle meie juures läbi või saadad selle idee meile ja meie teeme selle siis kahe vahel läbi. Meile muidugi meeldiks, kui teie ka liituksite meiega siin stuudios. Aga kuhu anda teada sellest oma ideest? Võt, me paneme e-maili siia ekraanile korraks ja loomulikult on kõik info olemas ka seal all descriptionis koos meie Instagramidega. Loomulikult ka Lauri Pruudi Instagramiga, kes jõudsalt praegust tuleb järele sulle. Jah, te olete ühesõnaga on võetud tõeliseks teemaks see, et Kettelil peab olema varsti rohkem followere kui mul, nii et andke minna, mul oleks selle üle ainult hea meel, kui mu Pruut selles rallis mulle pähe teiks. Me hakkame ju ise ka tegema rohkem meisterdamisi, käsitööringe ja me hakkame ka veel testima erinevaid asju, nimelt meil on plaanis siin mõned äpid, mõned tehnoloogiavidinad, nipet-näpet mingid asjad veel, nii et tuleb vaheldusrikkam hooaeg kui 2 eelmist ja ma loodan, et teil on meiega huvitav. Aga loomulikult see, et me Martiga kahekesti niimoodi toredasti lauadaga istume, see ei kao mitte kuhugi. Just, võib-olla tõesti tõuseme püsti ja jookseme kuskil ka ringi, mine sa tead, kes seda teab, loomulikult. Aga nüüd on meil siis see võlakaeg käes eelmisest hooajast. Ja Marti kõige lemmikum asi maailmas, Q&A. Kõige parem YouTube videotemaatika üldse maailmas. Marti vihkab seda, aga ma arvan, me teeme selle põnevamaks. Võtame selle rüperali lahti. Mina ütlen ausalt, kui kellelgi on issue ja probleem sellega, et miks minu küsimus ei läinud sisse või mis iganes, siis võite pöörduda otse minu poole. Mina valisin need küsimused välja ja me vastame nendele küsimustele, mis mina arvasin. Sind usaldades ma võin öelda otse, et võimalik, kas sinu küsimust juba küsiti teises vormis või su küsimus oli liiga igav. Või oli liiga provotseeriv. Päris paljud inimesed küsisid väga isiklikke ja seksistlikke asju, nii et no vaatame, võib-olla mõnema olen siia sisse lipsanud. Me teeme kiiresti niimoodi, et sa ei hakka üldse pikalt heietama mu küsimuse käest küsimuse ja sa tulistad kohe vastuse. Miks Liina rase pole? Sest et kasutame vahendid. Marti, kas sa kavatsed kunagi näitlemiskarjääriga tegelema hakata? Ma olen suht halb selles, aga ma loodan, et Lauri veab mind kunagi sellel teele ja õpetab mind välja. Ma annan sulle vasti võimaluse. Marti, kas Lauri sokid haisevad? Ei. Marti, mis on olnud kõige piinlikum olukord sul Liina vanematega seoses? Ma ütlesin neile, et mul on suur noku. Sa ju valetasid. Ei. Kas Marti tahab kunagi Liinaga abielluda ja kas te Lauri ka sinna kutsuksite? Loomulikult, Lauri oleks kindlasti kutsutud. See abiellumine toimuks Eestist väljaspool, aga kõik on kutsutud. Mul plaan olemas juba. Ja siis Marti kõige lemmikum küsimus. Never, mis su lemmikvärv on? Käi perse. Sinine. Kas Martil on armuke?
ei, ma korraks hakkasin mõtlema, kas on? Ei ole, Lauri. Martil on vaikiv armuke YouTube, kes nõuab ta käest väga palju aega ja see muudab Liinat väga kurjaks ja Liina kahtlustab, et siin on mingi sasin toimumas. See on nüüd hea, kuula seda sõnastust ka. Marti, kui Lauri petaks sind Liinaga ja sina petaksid teda Ketteliga, mis siis te teeksite? Ehk siis see küsimus on üles ehitatud niimoodi, et meie oleme suhtes, on ju? Meie, mina, Lauri ja Marti on omavahel suhtes ja et kui mina petaksin sind Liinaga ja sina petaksid mind Ketteliga, mis me siis teeksime? Võt, Krupika! Ei nagu, ma nüüd, siin tekibki tegelikult minul enda teine küsimus nagu, vaata, kui sa oled suhtes nii-öelda siis nagu omasoost inimesega ja seal nagu tuleb nagu niisugune vallatlemise hetk peale ja sa nagu teed väikest tšiburekski kuskil seal mingi teisest toost isikuga. Kas see on petmine üldsegi? Kui Liina näiteks ütleme siis, toome siis hea lihtsa näite, kui Liina magaks Ketteliga, kas oleksid solvunud? Kas tunneksid ennast puudutatuna? Kas see häiriks sind? Ei häiriks kusjuures. Küsiks pigem, et näite videot ja? Ei, niimoodi mitte, ma videot ei tahaks, ma ei ole selline poiss päris. Aga ma ütleks, et nagu, kui te tahate õppida, miks see kaamera ei tööta? Igal üks kaamera, see vahepeal otse, need jamad ikka lähevad meil edasi. Aga ma ütlen selle kohta seda, et siis tõesti, mind ei morjandaks. Lükkan sulle nüüd ette ja sa küsid minu käest küsimused, mis tulid siis personaalselt mulle. Just. Millal hakkavad köögivõtted? Mitte kunagi. Kas sa oled Liinat kallistanud? Olen. Lauri, kui palju sulle naisi on olnud? Rohkem kui sul vanust. Millal laps tuleb? Aasta jooksul, ütleme 2 aasta jooksul kindlasti. Aasta jooksul panen hakkama ja 2 aasta pärast on käes. No okei, lähme edasi. Kas sa oled vegan? Ei ole, Kettel on, aga ta sunnib mind ka selle suunas, nii et pooleldi vegan. Kas sa oled abielus? Ei ole veel. Miks ei ole? Miks ei ole veel? Sellepärast, et... Need sadru, need sõrmust on nii kallid. Ei, asi ei ole selles, vaata, selle abieluga on ikkagi nagu see, et sa pead nagu... Sa pead ikkagi kindel olema täiesti 100%. Aga lapse tegemiseks oled juba kindel, aga abieluks mitte. Vaata, ma olen ise olnud terve elu nagu seda meelt, et abielu ei ole nagu minu thing. Aga kui sa üks hetk leiad endale pruudi, kelle jaoks on abielu thing, siis sa lihtsalt pead nagu kohandama enda organismi sellele, et sa pead võib-olla üks hetk abielluma hakkama ja ma olen tegelenud selle kohanemisega ja... Ühesõnaga jaa, abielu tuleb, aga kindlasti mitte kristlike kirikus, et see on nagu selge. Küsimused teile mõlemale. Mitu naist teil on olnud ja mitu neist pannud olete? See ei ole sinu asi. Nõus, täiesti nõus. Aga sa vastasid ära juba, ma arvan, minu eest ka. Jaa, kes on teie lemmik jalgpallur? See ei ole sinu asi, eks ole. Lemmik jalgpallur. Mulle meeldis üks poiss, kes tegi selles finaalis jõhkralt tööd. Üks noor poiss, kes oli selles... Sa mõtled Kylian Mbappé, prantslane, nahaline... Võt see, mulle meeldis see, kuidas see tüüp võimles. See oli kõva. Mina ütleksin oma lemmikuks jalgpalluriks, et see on päris keeruline. Sergio Roberto on minu lemmik jalgpallur. Kumb teist on tugevam? Ma arvan, et sina oled tegelenud tõstmisega, sa suudad minuga tõsta. Ei, mitte pärast seljaoperatsiooni vaevalt küll, aga ma arvan, et ennem seljaoperatsiooni oleks sa tõstnud minuga niimoodi üles, ma arvan. Aitäh sulle. No ma arvan, et täna oled sina tugevam. Kunagi oli mina tugevam, nüüd on Martin tugevam. Mis on kõige suurem tüli ja mille pärast see oli ja kes seda alustas? Sellepärast, et ma läksin nüüd tšikise viima. Pole olnud reaalselt, nagu kujutage ette, me oleme nii suured sõbrad, et meil pole isegi tülisid olnud. Või siis nii halvad sõbrad, et meil pole tülisid olnud. Võimalik, jah. Kuidas seda teab? 2 otsa käsi. Kui samal ajal lõpuks 1 000 000 eurot ja su tüdruksõber, siis mis sa selle raha eest ostaksid? Ehk siis siin on eeldatud juba seda, et sa võtad 1 000 000 eurot, mitte oma tüdruksõbra päästmise ette. Et mis sa selle raha eest ostaksid? Uue tüdruksõbra. Miks panite kanalile nimeks Tuld? Sest et meil oli lihtsalt hakkame pihta ja paneme tuld. Ja anname tuld, hakkame aga tuld. Tõesti see ei ole, paljud inimesed on kommenteerinud, et meil on mingi seos mingi poliitilise grupeeringuga. Ei, sa mõtled EKRE-t, et anname tuld nagu selle koha pealt. Ei, see ei ole sellega kohe kindlasti mitte seotud. Meie kasutasime väljendit, et anname tuld sellele, et hakkame pihta, hakkame tegema, toimetama. Kas YouTube'iga saab rikkaks? Kui väga tahta, siis loomulikult. Eestis mitte. Eestis tõesti mitte, jah. Kas keedetud või praetud pelmeenid? Praetud. Kõigepealt keedan ja siis pärast praen. Ma olen selline vana. Hustle life, noh. Jaa. Mitu korda olete tatti pannud suudelnud? Vaat, seda loevad vist tõesti ainult nagu kuni 14-aastased või kuidagi sinnamaani, et nagu sa ei loe seda. Kui sul juba esimene tüdruksõber tekib, siis ma arvan, et kui sa nagu, kuule, meil oli täna nüüd 100 kord, kui me musi tegime. Tead, kui mul oleks kunagi tulnud mingi tüdruk ütlema seda, siis ma oleks mingi, okei. Kui saaksite rännata ajas 1 päeva tagasi, siis kuhu ja mis te selle ajaga ära teeksite? Stage is yours.
Stacy's Yours, kus ma läheks ajas tagasi ja. Ma ei läheks, mul nagu ei koti nagu see ajarännak. Ma edasi läheks taga tagasi üle. Täpselt samamoodi, ma läheks edasi, aga üks asi, mis ma ütlen siinkohal, vaadake filmi Butterfly Effect, siis te saate sellest aru, miks ei tasu minna ajas tagasi. Kui sa oleksid Eesti president, mida sa Eesti juures muudaksid? Ma teeks väike ettevõtetele maksusoodustusi. Vot see on küll asi, täiesti pekkis. Kui sa oled väike ettevõtte ja sa maksad oma maksud kõik niimoodi ära, see on võimatu lihtsalt elada. Sul on nagu valik, kui sa oled väike ettevõtte, sul on üks hetk on valik, kas hakkad maksupetturiks või sa lähed tööle tagasi. Kõva. Räigelt kõva. Ja mina tõstaksin veel alkoholiaksiisi ja ma tõstaksin veel tubakaksiisi. Ehk siis kõik tooted, mis kahjustavad reaalselt su tervist, nende aksiisi ma lükkaksin täie pasaga lahke. Viimane küsimus, kui saaksite minna õhtusöögile ühele inimesega läbi ajaloo, olgu ta siis elab või surnu, siis kes see oleks ja miks? Oi, Blinn, see on nüüd keeruline. See on päris hea küsimus tegelikult. See on päris hea küsimus. Reaalselt on hea küsimus. Võibolt mõne esivanemaga, ma ei teagi, nagu ma ei tunne, et ma nagu tunneks mingit suurt vajadust. Esivanem on päris hea kusjuures. Ma läheks ka võib-olla mingi vana-vanama või vana-vanaisa või... Ja just, et nagu ütlen talle, et näed, ma olen nüüd selline, kas sa kujutasid ette, et sinu nagu liin läheb selliseks. Läheks näiteks 200 aastat tagasi oma esivanematega jõuluõhtusöögile näiteks. Jaa, vaataks, ütleks, näed, siin ma olen tätoveeritud, kas te arvasid, et teist tuleb tõesti selline nagu nagamaraga, et nukamits peast tuleb kohale. Nende jaoks oleks see täiesti mõistmatu. Aga võt nii, selline oli meie tänane sissejuhatus uueks hooajaks ja tegime ära selle Q&A. Kas me lubame nüüd seda, et me rohkem enam Q&A-d ei tee? Ma ei tea. No kui teil tõesti nagu suur tung on ja te suudate küsimusi esitada sellised, mis tõesti on nagu... Noh, see näiteks küsimus oli väga hea küsimus, siis... Kui te suudate küsida midagi põhja panevat, siis üks hetk selle välja kuulutame, vaatame, mis saama hakkab, kohustust ei ole kellegil. Aga nüüd ütleme siis Martti Halliku kõige legendaarsemad lause, et kohe varsti peal seda, kui Martin on ära lugenud selle, kuhu te vajutama peate. Vajutage siis alla seal subscribe, pange like ja loomulikult ärge unustage vaadata ka descriptionisse, kus te leiate siis kõik informatsiooni, kuidas meile saata ideid ja ise tulla siia. Ja, auf Wiedersehen, tschüss. Hai! Noniin, avapauk on tehtud. Avataukari. Järgmises osas. Oled küll kaunis.